nüüd tuleme selle teema juurde, millega mina nõus ei ole. Awesome, Mait, nüüd hakkas kiire. Mis teema on? Tuleb sul meelde või? Issand. No ma ei tea, ma lasen sul rääkida, sest siin spikris küll seda ei olnud. See on teema, millega mina lõpuni nõus ei ole. Mul on seda väga raske vastu võtta. Ja ma tean, et enamik inimestel on seda väga lihtne vastu võtta. On perekond. Perekonstellatsioon, kogu see peregeneratsioonide dünastia ja nii edasi. Ehk siis küsimus oleks võib-olla selles nurgas, et räägime karmast ja räägime karmast läbi selle, et sa mainisid enne ka siin juba eelnevalt ka vanematelt saadud ja perekonniti saadud siis ema isaliini pidi olevad karmavõlad. Tuleme nüüd, püüa nüüd see kuidagi kokku tõmmata niimoodi, et sa teed mingi üldülevaate, mismoodi see välja mängib, miks see ka numeroloogias, nii nagu perekonstellatsioonis ja mingis muus kohas veel esile tuleb. Ja siis vaatame, äkki mul tekib mõni spontaanne küsimus, et ma siinkohal ei hakka nagu sind selle mõttes survestada vastu, et ikka ei ole niimoodi. Minul endal see info, mis sa mulle jagasid ka selle kohta, ma kuulasin, eks ole, mingid asju ja need nagu mingid kohad kõnetasid, aga üldiselt ma olen näinud, et mind see perekonstellatsiooni teema nagu läheb siit sisse sealt välja. Ei võta vastu seda, lihtsalt nagu tundub mulle täitsa utoopiline, sest mulle meeldis üldse kunagi, mitte kunagi, vaid üldse mulle Voice'is ja täna ka siin, ma olen mees kosmosest ja mul on nii raske uskuda ja mul on selline tunne, et mul ei ole ühendust. See nagu selle liiniga, kes ma siin olen, ma olen mind nagu pandud siia sellesse mingisse liinivõrrandisse, aga ma ei kuulu üldse siia. Aga ma võib-olla räägin endal mingit lugu, ma ei tea. Aga lihtsalt tahaks nüüd sinu vastust saada selles osas, et perekonstellatsioon, pereliinid, karmavõlad, karma ja mida ütleb numeroloogia selle kohta. Wow. Kõrvad kikki. Opati. Nüüd läks väga lihtsaks. Sest see on teema, mis inimestele tegelikult üldiselt väga meeldib, väga tahavad teada saada, kust, mis asi pärit on. Alustan siin sellest natukene vitsa kaugemalt. Selles suhtes, et sünnikaardist tuleb välja mingid teatud koodid ja koodide kaudu me saame teada, mida sa oled eelmistest eludest teinud ja miks sa siia perre oled just tulnud. Ja siis mina ütlen teile sellist asja, seda ma pole isegi oma lähedastele öelnud, aga see on küll asi, mida mina hea meelega jagaksin. On tulnud välja selline asi, et on üks kood, et mina nagu justkui ei kuuluks siia perekonda. Ja seda hästi palju teatud ennustajad mulle ka öelnud. Siis mina mõtlesingi, et issand kui huvitav, et las nad siis räägivad, aga siis ma saingi kinnituse sünnikaardist, et ma justkui ei kuulu siia, ehk siis see on sellega seotud, et ma olen justkui koodi alusel teinud mingi enesetapu. Okei. Nii, sellega on veel nagu oma lugu ka, et siis siin... Me jõuame enesetappudeni varsti. Ja, aga siis siin tuleb välja üks karmakood, ehk siis see karma, nüüd kui karmadest pidime rääkima, on ju, siis minul tuleb vastu võtta see perekond, kuhu mina tulin. Aga minul on olnud probleeme, et ma olen hästi sõjaka iseloomuga olnud nooruses. See tuleneb sellest, et ma olen 16. päeval sündinud, 7, eks ju. Ja minu ema on alati öelnud seda, et mina räägin rohkem vastu, kui tema jõuab nagu mulle midagi öelda, et hästi sõjaka iseloomuga. Eks tõsiselt ma oleks peaaegu oma venna taburetiga ära tapnud, et head elus on. Ja see on sellepärast, et ma olen hästi sõjakas. See on minu suur miinus, siis eriti lapsena, et nüüd ma olen hästi tasakaalukas, hästi rahulik. Et siis minu ülesanne ongi nagu toime tulla oma emaga. Seepärast, et isa suri suht varakult ära, eks ju, aga isale ma olen kirjutanud, sest mina nagu väga igatsesin teda taga ja paljudes asjades teismeeas mina süüdistasin isegi oma isa. Nagu umbes, et päriselt läksid nagu lihtsalt varem ära, jätsidki meid nagu niimoodi tuule kellaksi, eks ju. Ja siis see, et emal oli raske, mida iganes. Aga see ongi minu karma ülesanne. Vot siis mina võiksin ka Kris öelda niimoodi, et päriselt nagu ma ka nagu, ma ei viitsi nagu, et ma ka olen tegelikult nüüd, kui ma veel sain kinnitust, et ma olen kuskilt teisest suguvõsast vaata päritan ja siis mõtlen, et okei, Maare, mul ka jumas pohhui vaata, et ma liigun ka siis oma eluga edasi. Aga samas ma saan aru, et numeroloogina ma saangi aru, need, mis on kõige raskemad karma ülesanded, siis selle ma peangi nagu ära lahendama, seepärast, et see on nagu üks järgmine level, kui ma nüüd sündin siia, natuke toon veel juurde vuutud, et siis ma olen enne sündinud arvatavasti päevaga number 7. Nüüd ma olen 16. Ma ei saanud hakkama selle number 7, aga nüüd anti mulle 2 numbrit. Ja kui ma nüüd ka need karma ülesanded ära ei tee, siis ma tulen täpselt samu asju läbi elama lihtsalt teiste inimestega, aga situatsioonid on samad. Ja mina küll enam ei taha.
Ehk siis see, et olla rahaliselt raskustest, eriti viimased aastad oli nagu mega raske, nagu tõsiselt raske ja siis ma mõtlesin ka, et ma nagu ei viitsi enam, nagu miks minuga. Nii nagu kõik teie ka praegu, kes te kuulate on, just te mõtlete seda, aga nüüd ma tean väga hästi, et karmavõlgades, kui tuleb välja see, et sa pead saama, tegelikult on see asi ütleb välja, et sul on probleemid isaga. Ja siis, kui ma ütlen kliendile, et sul on probleemid isaga, siis nagu sa saad kohe aru, kas ta ei hakka enam sulle vastama või siis on see, et ütleb, et jaa, et kus sa tead, et ma juba aastaid isaga ei suhtle. No siis aga number see ütleb niimoodi. Ja kusjuures mina niimoodi puusa pealt neid asju, neid numbreid veel ei mäleta kõike. Ma ikkagi vaatan kogu aeg materjalist, seepärast, et see on nii valus teema, et ma pean vaatama materjali, mida ma teile räägin. Ja siis on niimoodi, et ja siis tulebki ridamisi, kus on, et sa oled olnud vägivaldses nagu lapsepõlves, kus on ema sind peksnud ja kohe niimoodi kirjutabki selle numbri tähendus niimoodi, eriti kus, mis on nagu karmadest räägin. Ja mis te arvate, mul on nagu lahe seda rääkida, ma olen ka rihma saanud, asja eest ka, oleks pidanud suu kinni hoidma, vaata emale mitte vastu vaidlema. Ma olen emale kõik andeks andnud, selles suhtes, et ja mina ütlen siin selle koha peal niimoodi, teie, kes te ei tahagi oma vanematega nagu läbi saada, seepärast, et te ikkagi ei pea seda õiglaseks, siis numeroloogiliselt ja oma elukogemuselt mina ütlen niimoodi, et mina oma isale tegin andestuskirja. Mina kirjutasin nagu mitu korda endale nagu väiksele Amerikesele, et minul oli kahju endast, et minu isa nagu varakult ära lahkus. Ja see, et mul on nagu poistega, nagu kuttidega läks pahasti ja nii edasi, siis ulgusin nutta, tegin uuesti ja siis mina olen nagu täiega õnnelik, et minu ema ja isa on just mind siia sünnitanud, seepärast mina praegu siin Krisiga juttu ei räägiks. Võt. Ja siis sina ka, kes sa nagu kaamera taga oled ja mõtled ka, et võt ei taha emaga kohe rääkida, siis minul ükskord ka, ma ei ole konstellatsioonis käinud, ma tean, et need töötavad, on ju. Mina ei ütle, milline meetod sulle just konkreetselt sobib. Tee ükskõik mida, kas või, ma ei tea, põleta tikke kodus näiteks. Et tähtis on see, et sa leiad selle, mis sulle meeldib. Mulle öeldi ka, et peksa patja nii kaua, kui viha välja läheb. Ma ei taha oma emale peksa anda. Mina ei osanud kujutada ette, et see padi, mis seal praegu on, et see on ema ja annab peksa. Me ei ole ka arusanud sellest, jah. Aga see on üks meetod, ma tean, jah. Vot ei suuda. Ja siis mulle öeldi ka, et mingi eksmehele või ekskutile, et annab peksa, no ei taha anda, seepärast, et pärast tahab tagasi. Et no siis saad aru nagu, minu jaoks täiesti üle mõistuse. Ja siis mina teangi, et minul on näiteks andestuskiri. Ja et palju asja näiteks, mis mulle meeldib teha, on selline juhendatud meditatsioon. Et hästi soovitan teha seda, mis leidub ka paljudes erinevates keeltes ja aidake näiteks üksteist, kes teab nagu neid asju, pange kas või kommentaaridesse neid, kes oskab inglise keelt, vene keelt, eesti keelt, prantsuse keelt. Need juhendatud meditatsioonid, kus sa saad enda väikse minaga rääkida, sa saad endasse. Mõni oskab seda kohe lambist puusa pealt teha, aga nüüd ma olen nii kaua sellega juba tegelenud, et ma metsas ka vahest, kui jalutan, kui ma teile videot juhuslikult ei tee, on ju, siis ma räägin väikse Merikesega. Minu väike Merike lõpuks hakkas mulle ütlema, tema tahaks rohkem tantsida. Kuna mina enam ei käi kuskil tantsutamas ennast, siis mina köögis tantsin vahest, seepärast, et mulle meeldib 90ndad ja siis ma teen süüa ja siis ma keerutan. Aga hea kokk ma ei ole, nii et söömärge tulge, ma olen tavaline pudrukeits. Kas ma jõudsin kõik ära rääkida, ehk siis teate, karma ülesanded on siis need asjad, mis just selle inimese puhul välja tulevad, siis ma täpselt kuidagi lähen sinna naela pea pihta, mis talle haiget teeb. Läks niimoodi, Kris, on ju? Sinu puhul ka? See mulle nagu valu juurde ei teinud. No sa teadsid seda juba. Aga see isa probleem või see mitte suhtlemise probleem tuli välja, jah, kuigi tänaseks on nagu see lahendatud sellisel viisil, mis tundub mulle, ma suudan nagu rahu teha. Aga jah, varasema kogemuse kohta läks see kindlasti nagu 100% täppi. Siis siin ma ütlengi, sa ütlesid praegu väga hästi, et sa pead jõudma nii kaugele, et sa leiad enda sees rahu. Seepärast meie ei pea oma isa ja ema muutma. See ei ole meie ülesanne. Meie ülesanne on lihtsalt saada sellega rahumaa peale ja jätkata. Seepärast, et kui sa tahad, et su raha liiguks hästi, siis saa oma isaga nagu hea kontakt, selles suhtes enda sees. Ilmselt tahaks juua, küsi midagi. Küsin. Sa mainisid sõna enesetapp, et tuleks ka korra selle juurde. Mul tegelikult ongi jäänud ainult põhimõtteliselt 2 küsimust kohustuslikust korrast. Nii nagu ma ennustasin sulle ka siin saate alguses, kui me istusime, et kui sa vastama hakkad, siis ma olen saanud siin panna pluss ilma, et ma oleks peab küsima uuesti. Järjekordist on muutunud nii-öelda selle kondikava, aga see ongi selle podcasti tegemise suur eelis, et me teeme kondikavaga, laseme lahti ja see jutt
tavaliselt saab ikkagi täidetud oma õiges kronoloogilises järjekorras hetkes luues. Nii et 2 kohustuslikku küsimust ja siis loomulikult on võimalik veel siin võib-olla midagi veel rääkida, mõelda, aga sisuliselt on huvi selle enesetappude kohta, et miks inimene teeb, mis need numeroloogilised näited võib-olla on, mis sa sealt oled teada saanud ja millegipärast oled tahtnud ise eraldi mainida seda teemat, et miks surevad lapsed, kes on alla 18. Oi, ma siis hakkaksin sealt tagantpoolt pihta, seepärast, et see teema on nii valus olnud nii paljudel inimestel. Ja kusjuures enesetapud tulid ka kuidagi enne jõule tuli hästi palju nüüd ülesanneid, aga lähme siis laste juurde. Esiteks siis, kui lapsel tekib, minu jaoks alguses oli täiesti arusaamatu, et näiteks sünnibki laps ju näiteks selle, mis asi ta on, vähiga. Mis sa tahtsid ütelda? Nuri sünnituse. Ei, pigem see, et ta sünnib juba mingi haigusega vaata. Siis nüüd ma olen aru saanud, et see on võimalik järgi vaadata. Kui siis laps on kuni 18-aastaseni on vanemate energias, ehk siis kuni 9-aastaseni on laps ema suguvõsa naisliini energias. Ja väga paljud ütlevadki niimoodi, et issand, jah, mu laps nagu päeva pealt muutus siis, kui 9-aastaseks sai. Siis jälle arvestades tema kuud, millal ta nagu pluss-miinus mingi kuu, eks ju. Siis, ja nii kui 9-aastane ja siis pluss-miinus see kuu, ma ütlesin laialt, siis ta läheb isa meesliini mõjutusse või? Ja, isa suguvõsa meesliini mõjutusse. Ja siis justkui muutubki teistsuguseks. Nii, kui meie lapsed tuleme siia maailma, siis meie kõigepealt tuleme lahendama oma karmavõlga. Siis me saame nagu justkui vaimu tasandil teeme kokkuleppe enne, kui ema ja isa nagu lähevad magamistuppa nautima oma asju, et meid nagu eostada. Siis justkui meie teeme hinge tasandil nagu nendega kolmekesi teeme väikse diili, et ma olen nõus võtma ka nende karma ülesanded. Siis see eelmine jutt, mis me just rääkisime karma ülesandetest, siis ongi vot see koht, kus laps tuleb ilmale, ta on justkui teinud kokkuleppe ja siis, nüüd ma natuke räägin nagu mänguliselt seepärast, et mina tõsiselt ei tea nagu väga palju asju, mina tean nüüd seda, mis numeroloogias siin välja on tulnud, siis nad nagu justkui saavad aru, et nad ei suuda seda karma ülesannet lõpule ikkagi viia. Mingi energiate mäng toimub siin ja ta jääb haigeks, aga siis mina saan vaadata näiteks, ma pole seda veel teinud, aga ma lubasin ühe naisele nüüd ühte vaadata seda, sest mul on hästi füüsiline huvi. Ma ei tee seda teenuseks, ma ei tee üldse seepärast, et ma veel arenen kogu aeg sellel teemal. Ma teen lahti siis lapse sünnikaardi, siis ma teen lahti ema sünnikaardi ja siis ma teen lahti isa sünnikaardi. Siis ma näen täpselt tema vanuse järgi, kelle liinis ta liigub, eks ju. See on juba siililegi selge, et 9-ni siis ta on ema liinis, vaatan ema sünnikaarti ja siis vaatan nagu siis isa, kui on seda vajadus. Aga ma vaatan alati mõlemat ja siis ma vaatan need plussid, miinused, mis asjad kattuvad. Natuke keeruliseks läheb, kas on siis isiksuse kolmnurk või siis on juba vaimsuse kolmnurk. Ja siis ma vaatan, et nüüd on näite, on ju, et siis see ongi näiteks ema vaimsuse kolmnurgas on võt see number kattub selle lapse nagu sünnikaardis nende asjadega, siis järelikult seal on mingi miin peidus. Ehk siis ja siis võibki olla. Aga mina ei ole arst, mina ei tea nagu väga hästi kõike neid asju. Mina õpin seda kogu aeg, aga ma tean, et energeetiliselt võib see nii olla. Kui tegemist on nüüd suurema inimesega, kellel on nagu mõistusega kõik korras, ehk siis 18 ja pluss. Kõrvaklapid liibisid kogu aeg ära. Tõsta lihtsalt uuesti tagasi üles. Soeng on korras ikka, jah? Jah, väga hea. peaaegu. Mis jutt see nüüd poiss? Peaaegu. Ja, ehk siis nii, kui ta on 18 pluss, vaat siis on juba see asi, kus enam nagu numeroloogia väga, numeroloogia tegelikult on väga põhjalik selle asja juures, et tuleb lihtsalt hästi nagu jälgida. Siis hakkab see, et mõistus hakkab vaimu segama. Numeroloogia koolis meile seda õpetate niimoodi. Ehk siis inimese mõistus sööb ära inimese nagu vaimu oma sisemise isikliku nagu kindlustunne, intuitsiooni ja sa hakkadki justkui nagu teiste mõjuväljadesse nagu langema ja siis tulebki enesetapu mõte, seepärast, et sa midagi muud ei mõtlegi ainult seda, et nagu näiteks su vanemad ütlevad, et sa oled idioot. Sa oled nagu mingi lõdva käega, sa kunagi isegi ostukotid ei püsi sul käes. Valmis. Sildistatud ja nii ongi. Ja siis, kui ma vaatan sünnikaardist, et ta ongi selline inimene näiteks, ma ei hakka ütlemagi, kes sellised on, vaata pärast üldse enam ei taha mind kuulata. Ehk siis on olemas kohe vaat sellised numbrid, kui ta liigub miinuses. Nagu päriselt on ja siis, kui ma vaatan, ma teen edukuse koodi, kus see number on sees olemas, ta ütleb, et ma nagu üldse ei taha, et minust keegi midagi kuuleb. Nagu päriselt või? Ja siis ta läheb emaga koos veel ja ta on juba 40.
no siis mina näen selle läbi ja siis, kui ta ütleb, et aitäh, et sa mulle selle sünnikaarti ära teed ja siis teate päriselt, ma olengi 2 päeva haige peale seda. Ja sellised inimesed, siis ma ütlengi, kui te pole valmis muutuma, siis ärge tellige seda. Minge siis Prismasse, võtke endale midagi toredat näksida ja vaadake seepikat. Võt nüüd ma läksin hästi kurvaks. Aga siis enesetappudega on ka see lugu, et ma ühte proovisin aru saada ja siis isegi viisingi selle omast arust nagu väga heale nagu järjele ja saingi juba aru, seepärast, et sealt tuleb vaadata sünniaega, siis surmaaega, ehk siis need päevad, nagu mis mõtlesin ka on ju podcasti tegemise päev ja kõigil on energia, aga ma luban, et mingi, võib-olla maks 6 aasta pärast ma olen professional. Siis tulge mu juurde ja siis lihtsalt öelge mulle mingi number, siis ma ütlen, tean. Praegu on vastuse võlgu, nagu võt nii täpseni, aga mina tean ainult seda asja. Kui sünnikaardis mina räägin teile, mis on teie plussid ja miinused, siis pöörake tähelepanu miinustele. Mina alati selle poolt, et me oleme kõik kuldaväärt inimesed. Ja armastus on nagu teineteise armastus ja teineteise mõistmine on niivõrd oluline meie elus. Jaa,